Olin 5-aastane tüdruk, kui minust 2 aastat vanem vend oli isaga toas ja äkki oli vaja tal isale öelda midagi. Isale ütles ta lõpuks nii, et isa, ma tahan saada Jeesuse lapseks. Mina mängisin sel ajal õues ja kui ma tuppa läksin ja nägin, et vend ja isa palvetavad, tekkis minus selline suur nagu kahjutunne. Ja ma hüüdsin väikse lapsena, et isa, aga mina tahan ka. Mina tahan ka saada Jeesuse lapseks ja see oli minu tõeline soov, tõeline lapse soov. Ja seal me palvetasime, minu isa, minu vend ja mina. Ja sedasi sai alguse see minu leping Jumalaga, mis läks edasi, mis on kestnud hetkel tänase päevani, aga mis on olnud ka täis katsumusi, täis selliseid proovilepanekuid elus, aga Jumal on kõigest läbi kandnud, sest ma tean, et tal on plaan minu elu jaoks. Olin 7-aastane tüdruk, kui ma elasin koos oma perega Kivielis. Minu isa oli kohaliku koguduse pastoriks ja juhtus nii, et ma jäin haigeks. Tõusis palavik, ema viis mind arsti juurde ja saatsid koju tagasi. Aga see palavik ei läinud alla ja see kestis nädal aega ma olin 40-kraadise palavikuga kodus. Ja arstid ütlesid emale, et nad ei tea, mis mul viga on. Samas ma jäin kogu aeg nõrgemaks. Sel ajal oli minust 5 aastat noorem õde alles 2-aastane ja tema suutis mind pikali lükata, sest ma olin nii jõuetu. Aga ema oli valmis selleks, et valmistada mind taeva koju. See oli tema jaoks suur katsumus, ma tean. Aga ta küsis mu käest selle lause, Ettel, kas sa oled valmis minema taevaisa juurde? Ja ma olin valmis, sest ma täpselt teadsin, kuhu ma lähen, kui ma peaks ära surema. Aga siis oli Kivieli kogudusel oli palveõhtu. Ja isa läks suure sooviga koguduse ette ja ütles, et kogudus palvetame Etteli pärast. Et arstid ei tea, mis viga on ja me oleme suures mures. Ja kui isa tuli koju tagasi, siis hakkas tegelikult paranemine. Ja paari päeva pärast oli mul läinud kadunud see palavik ja ma hakkasin kosuma. Ja keegi ei tea, kust, mis see oli, aga me teame, et see meenutab natukene Abrahami lugu Iisakiga. Kas ma olen valmis ka oma armast tütart andma sellel hetkel Jumalale, kui Jumal tahab ta võtta, või olen ma nii kinni oma lapses ja unustan Jumala tahte. Aga seesama jutt ja seesama kogemus on terve eluga ju mind kandnud, et Jumala tahe oli mind siis terveks teha ja näidata ka oma suurt võimu ja väge sellega, mis tähendab, kui kogudus palvetab ühisel meelel ja Jumal tegi imet, ma sain terveks. Räägin palveväest, mis on minu elus toiminud ja mis tähendab seda, kui kuulata oma südant, kuidas palvetada. Oli üks laupäeva hommik ja nagu ikka meil kodus laupäevad on sellised täistööpäevad,
kus naised teevad toas toimetusi ja mehed teevad õues. ja äkki ma oma südames tunnen sellist suurt palvevaeva, paluda oma poja pärast, kes õues teeb tööd. ja ma ei saanud aru, milles asi on. ma palvetan ja palun ja ütlen, et Jeesus, Jeesus, hoia sina, aga ma ei saa aru, mille eest ega mis pärast ja palvetan ja palvetan. ja äkki, kui vaatan oma toa aknast välja, näen, et Henri veab puid ühe suure paneeli äärest ära. ja see paneel hakkas kukkuma. see oli 1,5-tonnine paneel. ma ei jõudnud õue, ennem kui see paneel oli kukkunud, aga ma jõudsin õue sellel ajal, kui Henri sai selle paneeli ja ühe kivinuka tagant välja roomata, sest see paneel kukkus nagu sellele puude kärule ja üks teine kivinukk oli seal, mis hoidis seda paneeli püsti, et Henri ei jäänud sinna alla. ja ta sai sealt välja. aga esimene asi, kui ta sealt välja tuli, sain ma aru, miks oli sellel hommikul minule selline tugev palvevaev, otse kui palvevaev südamesse pandud, et ma pidin palvetama. aga siis ma sain aru, et me peame paluma oma lähedastele varju ja kaitset. ja Jumal vastab meie palvetele väga imeliselt. mul on südames suur soov, et tõuseks taas see suur ärkamise laine. aga ma tean, et selleks on vaja palvetada. Selleks on vaja olla osaduses koos oma Jumalaga ja paluda temalt abi. aga selleks ka Ridalas on olnud, see on juba 7 aastat, iga neljapäeva õhtu neid inimesi, kes tulevad kokku ja palvetavad, et tuleks uus ärkamise aeg, et Jumal saaks teha uuesti midagi nii tugevasti ja suuresti, mida ta tegi 130 aastat tagasi. olgugi, et me teame, et Jumal ei korda ennast, ta ei pea tegema samamoodi, aga me tunneme oma südametes, et me peame palvetama nii kaua, kui see asi läheb lahti, läheb taevas lahti ja inimeste südamed on Jumala kätes. aga me oleme eestpalvetega oma lähedaste, oma Ridala rahva, oma Läänemaa rahva pärast ja teame, et Jumal kuuleb neid palveid ja vastab. Sest me palume ka seda, et Jumal annaks meile kannatlikku meelt, sest inimesel on kalduvus ära väsida